ja siit meie uus seiklus algabki. Kulu ei tee minuga koostööd, ta ütles, et ta tahab tududa. Päris errorit täis lennukisse tulek oli ära pane mitte kunagi endal lennupiletit passi vahele ja selle aluse peale, kui sa tuled kontrollist läbi, sest et su pilet lendab minema. Ja minul juhtus nii, Kulul juhtus nii ja Kulu pidi uuesti tagasi minema järjekorda, et uus boarding pass saada. Me tulime lennujaama varem, et võtta aega, et teha pilte ja videosid. Mitte midagi me jõudnud tehtud, sest et nii palju hostlimist oli siin. Aga lõpp ja kõik ja oleme sõpradega koos lennukis. Näeme Türgis. Naudi kultuuri. Nii pärast ilusat lennureisi Türgis. Ilus auto anti meile reisimiseks. Ilusad kaaslased. Nii Helene, mis on kõige parem reisielamus siiamaani? Soe ilm. Ja kõik. Soe ilm, toredad reisikaaslased. Ja uus sõber ka. Saime lennukist endale stewardessi sõbraks ja siis võtsime kontakti ja lähme temaga selle nädala välja. Ja küll sul? Minus teistmoodi kirjad näiteks ümber. Mis ütlesid? No teistmoodi kirjad, kõik need hüüjad, türgi keel. Mati, mis sul Türgi juures meeldib? Vaatame. Ja teile kahele? Mis Türgi juures meeldib? Praegu ei tea veel, reisi algus on alles. Väga hea. Ja sulle? No hea, mul on jäänud hea. Väga lahe. I'm trying to live in the moment. Oleme kohale jõudnud turvaliselt enda hotelli. Näitan siis meie tuba. Tuba on väga kena, viisakas. Aga ma näitan, milline meie vaade. Meie vaade on siis selline. Ütleme nii, et sellest ümbrusest ma olen tegelikult päris šokeeritud, et kui me hotelli vaatasime, siis me võtsime nagu ühe väga super. Ilus hotelli võtsime, aga ümbrus on nagu... hotell, väga hea. Aga ümbrus... Lähedal, Türgi mehed vaata paljad mehi, väga super luks. Ei. Enjoy it. Ma kardan. See on meie hotellike siis väljaspoolt. See on siin meie huud. Ja lähme siis linna avastama. Hetkel ma ei tunne ennast siin üldsegi mitte turvaliselt, aga me valisime selle hotelli selle järgi. Esiteks ta on 4 tärni, teiseks me tulime siia Türki ühele üritusele ja siis see hotell on siin meie ürituse asukoha lähedal. Aga no loomulikult, kui neid hotelle ju reklaamitakse, siis kuna on alati ilusatest tubadest pilt, aga mitte kunagi ümbrusest. Hotellist anti meile juhised, kuhu võiksime jalutama minna ja nüüd siis võtsime selle retke ette ja Türgi, seda Istanbuli läbib nüüd üks pikk jõgi ja seda on siit nüüd näha ka. Leidsime esimese vaatamisväärsuse siin jõe ääres, tundub olevat mingi palee. Juhuslikult tulime siia, ise ka täpselt ei tea. Oli vaja läbi mingi turvakontrolli tulla, ei tea, kas on piletit vaja. Lähme uurima asja. Kelle palee, mis puhuks ehitatud on, seda ma veel ei tea. Pärast istume maha ja saab guugeldada täpsemalt, et siis kus kohas me olime. Leidsime sellise vahva platsi, kus on mingid mürsud, mereäärne kohvik, jõeäärne. Suur sild läheb sealt tagant. Ja seltskond on seal. Ega täna me midagi palju teha ei jõuagi, kell on juba palju, et chillime ringi ja otsime süüa. Mingi möll käib siin. On see meeleavaldus või mis see on? Ma ei oska öelda. Booking saatis meil ägedaid pakkumisi
ma ei tea, kui pikk see on. Seda peaks ka küsima pikka aeg selle, et muidu saame seda öelda. Ja, seda ikka küsime. Et me kutsutakse nüüd vaatama seda paati, me ei ole jah-sõna öelnud sellele tuurile. Booking saatis mingid pakkumisi laevatuurile koos söögiga mingi 25 € nägu, aga siin on natuke 60 € nägu. Pluss loomulikult friend discount ja praegu siis tulime üle vaatama, kui vinge see siin on. Et siin pidid olema mingid araabik poodid ja siin on siis, ma ei tea, kas kohalik Türgi või? Okei, see on nagu jah, uhke, nagu restoraan. Nüüd me kutsuti teist paati vaatama. Väga hea müügimees on. Mis vibe siin siis on? Siin on ka fancy. My friend, this boat, the program and dinner here. Yeah. Second floor, the third floor, open area. What time you need? Go upstairs. What time you need? Come down, no problem. So for you. Kohe vaatame, mis me otsustame, kas me jääme siia või mitte. 2 erinevat kohta. Ühel on siis söök sees, teisel on söök ülevalt, teisel korrusel. Hinnad on samad, kallime paati, aga väga hea müügimees on 5+. Ühel saab siin väljas üleval süüa. Siin on 3 terrass, teisel on 1 terrass ja söök ka kõik. Aga mis nende hinna vahe on? Sama. Sama. Downstairs, program and dinner. This floor 40 and come see upstairs. Yeah. Lähme vaatame siis. Mis paati me tahame? Mis paat veel? Yeah, for you, lady. For you, what you like it? Kõht on tühi, jah. Ja olemegi siin nüüd paadis, istusime maha, meile räägiti auk pähe, kõhud olid meil tegelikult tühjad ja tegelikult me niikuinii mõtlesime, et üks päev võiks selle asja ära teha, aga mõtlesime, et täna ei tee, kuna kell on palju ja ei jõuagi muidu hotelli tagasi, aga näed, müügimehed olid meie arvamusest tugevamad. Nii et head isu kõigile. Loomulikult siin tänasel õhtusöögil on täis teenistus, saab ennast lasta pildistada, tantsijad tulevad, live muusika hakkas. Nagu näha on, siis siin jõe ääres on väga palju uhkeid maju. Siin olid uhked hotellid, mošeed, paleed. Ja nüüd lähme sisse tagasi ja lähme naudime õhtusöök edasi. Türgi show. Ma ei näe seda show, aga muidu on. On käes uus päev, tulime hommikust sööma. Kiiresti näitan ka seda, mis meil siin pakutakse. Siin oli friikaid, munaputru, väga palju häid juustusid. Et alati mind huvitab uues riigis söök. Ma eile õhtul juba mõtlesin selle peale, et mis siin küll Türgis pakutakse. Aga ei, täitsa viisakad ja head asjad. Erinevad hummused ja salatid ja et kõik asjad on olemas, et kõik saame endale kõhud täis. Nagu näha, mul on taldrik head ja paremad täis, nii et sööme kõhud täis ja lähme linna peale. We have our own taxi, good price.
Good price taxi. Good price, said numbri ka. Tuleme nüüd kaubanduskeskusesse, praegu hakkas vihma sadama, endiselt on mega palav. Kõigil on eesmärk midagi ägedat endale siin Türgist osta, seda keskust meile soovitati, siis lähme jalutame linna peal ja avastame veel turistikohti. Näitan vähe siis seda linnaelu ka siin päevasel ajal. Et täna on oluliselt parem enesetunne, et siin mul on ikkagi vist vaja nii suure kultuuri erinevusega ühte päeva, et ära harjuda. Hotellitoas oli ka creepy magada, täna on juba väga okei. Sellist asja olen ma veel näinud, et tuled kaubanduskeskuses uksest sisse ja siis siin on turvapäravad, kotikontroll. No näed, erinevad süsteemid. Keegi tark oskas öelda, et see on Istanbuli kõige suurem kaubanduskeskus. Mis seal üleval on? Seal on Jellas 12,369. 12,369. Jah. On jah, kell on lakke tehtud. Et ühesõnaga päris võimas keskus on, et meil läheb siin omajagu aega. Otsustasime vähe seigelda, kaubanduskeskusest liigume edasi vanalinna poole, tahame leida mingi kohaliku turgu, täielik turistitunne on peal, ei osanud osta neid metroopileteid, sain niimoodi, et väravatest lähed läbi ja siis kaardiga otsa sealt maksad. Me ei tea, kas see oli nüüd hea diil või mitte, aga metroo peale me saame. Aga inimesed on siin suht sõbralikud, et lähed juurde, küsid abi ja kõik asjad saab tehtud. Panime asukohaga vähe mööda, et see ei olegi see suur turg. Väiksed valejuhtnöörid olid, aga väga huvitav kant, kus me sattusime. Ja kohalikud ütlesid, et siin kuskil on ka tänavad, kus on siis ägedad riidepoed ja asjad. Me lähme nüüd vaatame. Targad ütlesid, et see siis on Istanbuli vanalinn. Neil võib olla õigus. Saime suuna kätte see Grand Bazaar, suur turg, kus on maitseained, ägevad riided. Lähme siis sinna poole üle jõe. Vau, ilus, kulda karda täis pood. Et tänane missioon on saada mõned uued riided, äkki ka mingid kingad. Aga vaadates neid tänavaid, ega siin tänavatel kingadega käia ei saa. Sellest Eestis saab. Hästi palju pisikesi poode on siin, hästi kitsad tänavad, palju rahvast, palju autosid, kõik äritsevad, kutsuvad poodi, kutsuvad maitsma. Aga ometigi kõik mahuvad siia ära ja mis see muidu oli? Soomes on 8. Nii et lähme shoppame Soomes. Jalutame nüüd teisele poole linna. Siin pool on siis Euroopa pool ja siin pool on see Aasia poolne linnaosa, kus on siis vähem rahvast, vähem turiste, vähemalt niimoodi eile meie uus sõbrants stewardess ütles ja seal on ka siis see suur turg, mida me sihime. Mingi kajakate möll käib siin. Oleme jõudnud turule. Siin on nii palju rahvast, nii palju sagimist, väga ettevaatlik peab oma asjadega olema. Näitan vahepeal ennast ka. Täitsa palav on siin. Siin on siis mingi mošee
mida me ilmselt täna ei külasta, et meie rõhk on seal. Et siin all nägime, tunnelis nägime juba väga vahvaid riideid ja kellasid ja eks midagi tuleb ju mälestuseks endale kaasa haarata. Siis tundub olevat söögitanav, aga me otsime riideid. Oleme jätkuvalt turul, 3 seltsilist läksid Mini-Türki mingit vaatamisväärsust vaatama. Meie Kulu ja Külliga jäime shoplema, väga midagi ei ole ostnud veel, siin on nii palju asju, tekib see overwhelm täielikult. Ja kindlasti tasub see tulla niimoodi, et sul on veits seda kohalikku raha ka, et igal pool ei saa kaardiga maksta. Aga eesmärk on ikkagi mõned asjad osta ja siis kuskil süüa. See turg on ikka vägev koht, siin on väga palju pidulikke riideid, pidulikke kleite, pulmariideid, saab siit ülikondi, sa saad siit absoluutselt kõike. Väike kaader siis mošee kõrval asuvast WC-st. Siin on siis jalapesu koht, nagu Külli mulle rääkis. Vasakule poole jäi normaalne WC. Ja siin siis on mingi mošee. Ja kui me WC-sse läksime, siis meil anti kohe luugist igal ühel 2 tükki paberit, et sa saaksid asja aetud. Saime aetud ja nüüd otsime süüa. 60 tööpäev oli see turul käimine praegu ju. Mis asja, peaksid tulema turule. Me hakkasime turule tulema, mis 9:30 hakkasid tuleb turule. Terve päev turul oldud, mõned asjad saime, eks pärast toast teen siis tuuri, mis me saime. Vett saime, süüa ka saime. Ja türkis kebab. Türkis kebab, natukene kuiv oli ja sõin mingid rasvapalle ka. Aga muidu päris okei kõik. Rasvapallid ei olnud okei. Jah, nüüd on shopatud, nüüd lähme linna avastama. Tulime enda Türgi sõpradega välja siia ühte teise fancymasse linnaossa. Käisime söömas, jutustasime ja jah, väga vägev on. Ja nüüd teeme viimased pildid ja siis suundume meiega hotelli poole tagasi.